Järgnevalt räägime sellest, kuidas on võimalik oma Writeri dokumendist luua PDF-fail. Ehk siis selline faili tüüp, mida oskab iga arvuti avada ja mille puhul me võime olla kindlad, et nii nagu see PDF välja näeb peale loomist, sellisena kuvatakse teda ka igas arvutis. See on see peamine eesmärk. Nüüd Writeris tuleks selle jaoks valida ülevalt failmenüü ja failmenüüs on selline valik nagu ekspordi PDF-ina. See on kõige lihtsam ja kõige parem viis PDF-i loomiseks Writeris. Kasutatakse väga tihti printimise võimalust. Ma korra avan selle printimise dialoogi akna. Et te teete täiesti tavalise printimise, aga jälgite, et valitud oleks PDF printer. Ja on ka võimalik. Aga antud juhul Writeris pakutakse isegi paremat võimalust ja selle jaoks on siis failmenüü ja ekspordi PDF-ina. Nüüd mõned sätted, mida võiksin aknas siis teada või jälgida. Näiteks esimese asjana saate ära määrata nagu tavalise printimise puhul siis selle vahemiku. Kas prindite kõik välja või ainult konkreetsed leheküljed, mille te määrate siin ära, või mingisugune valik, ehk siis olete eelnevalt selekteerinud. Siis piltide puhul, kas on kadudeta pakkimine või JPG pakkimine, ehk siis siin on küsimus kvaliteedis. Ja on ka näiteks selline tore võimalus lisada igale leheküljele vesimärk, mis läheb sinna dokumendi taha. Näiteks konfidentsiaalne. Need on niisugused, ütleme, peamised tähelepanekud, mida siin võiks teada. Ja seejärel, kui te olete need ära määranud, millest kõige tähtsam on siiski vahemik, siis seejärel klõpsate nupul ekspordi. Ja mis järel siis teile avatakse salvestamise aken, kus siis tuleks ära määrata sellele PDF-failile nimi ja koht, kuhu te salvestate. Mina valin näiteks, et salvestame dokumendid kausta ja nimeks panen talle minu esimene PDF. Seejärel klõpsan salvesta nupule ja ongi loodud. Nüüd, kui ma tahan minna kontrollima, kas tõepoolest on see tehtud, võtan startmenüü abil lahti dokumendid kausta. Ja näete, et siin on ilusti olemas PDF-fail, minu esimene PDF. Ja kui ma teda avan, olenevalt mis programm teil installeeritud on, avatakse ta siis PDF-vaaturiga ja näete, et näeb ta siis just selline välja, nagu ta ka mul oli Writeris ja midagi ei ole muutunud. Ja seejärel sulgen, kui olen kontrollinud.